kartulisalati, siis me võime teha sellist natukene laisema inimese kartulisalatit. Me võtame selleks keeduvorsti, lõikame, mitte nüüd päris sihukest korralikku viilu ei saa teha, aga võtame sellised poolikud viilud ja piisab sellest, et ma lükkan korraks läbi ja need viilud on ühtlased olemas. Ehk siis, kui te tahate teha väikseid võileibu, kõik sellised asjad. Kuidas nüüd sellest teha selline lihtsa laisa inimese kartulisalat, keerame teistpidi sisse selle keeduvorsti ja lükkame veel kord läbi. Ja saame sellised piklikud sellised kuubikud. Ma panen nad siia kaussi, mul on siin materjali juba küll. Siin on mul punapeeti, siin on mul kartulit, siin on mul vorsti ja sellest saab pärast näiteks majoneesiga kokku teha salati. Järgmine variant ongi siis keedukartul. Minul on ta mikrolaineahjus keedetud ja koorega mundris kartul. Ja kui ma tahan nüüd teda nii-öelda siis salatiks teha, siis piisab sellest, et ma panen üks kord siit läbi, keeran teist korda läbi ja salatisse. Ja ongi mul siis sellised, kes tahab, võib kolmas kord ka veel panna, tegelikult saab ka sellised kuubikud teha, aga et ta läheks vähem nii-öelda pudrule, siis ma teen ainult sellisel moel. Mis mulle endale väga meeldis, eile katsetasin, natukene siit seda vähemaks, mida ma eile katsetasin ja mulle väga meeldis, oli aurutatud punapeet. Et peeti on ikka see on väga tervislik, teda on hea süüa ja piisab sellest, et te lükkate ta siit niimoodi kenasti läbi, saate, eks ole, sellised head ilusad viilud ja kui nüüd panna teda siis nii-öelda ka veel teistpidi läbi, natukene suur petsaid, tuleb küll, siis on meil jällegi nii-öelda salati jaoks olemas. Nõnda, panen siit natukene seda, muidu tulevad järgmised asjad punast värvi, natuke puhtamaks. Nii. Ja järgmised variandid, mida siis teha? Šampinjonid, kõik võimalikud seened. Šampinjonide puhul, kui on tegemist värske šampinjoniga, siis te võite seda väga edukalt teha nii-öelda, et panete niipidi peale ja lõikate siis kübar ülevalt poolt. Kui on tegemist ikkagi selliste, mida te ei tunne poest, eks ju, ostate, siis ma soovitan panna selle auguga poole ülespoole. Siis on kindel, et ta läheb nüüd kenasti lopsti siit seest läbi. Ja tulemuseks on siis korralikud seeneviilud, mida on tarvis. Panen nad siia taldriku peale, pärast on näha kõik need tulemused, mis meil siit tulevad. Nii, saime seened. Siis, mis meil siin järgmisena on võtta head ja paremat? Meil on avokaado. Avokaado on ka tihtilugu see, et millise poest saad, on ta siis liiga võib-olla valmis, liiga kõva, aga väga kiiresti ja väga mugavalt läheb ta siit läbi ja on avokaadoviilud olemas. Nii, siis on meil erinevad juustusordid, näiteks mozzarella. Mozzarella kirsid, ainult ops ja ops ja on viilutatud variant olemas. Juustudest veel, võtame valge hallitusjuustu. Lõikame valge hallitusjuustu, veiniõhtu on tulemas, eks ju. Lõikame sektoriteks 4, panen siia sisse ja lükkan läbi. Nõnda. Alati on parem nende juustusortide puhul lõigata siis nii-öelda nii, et see mitte koor ei ole ülevalpoolsel, vaid siis see pehme osas läheb ta nagu paremini. Ja te ei saa isegi mitte juustunoaga nii ilusaid ja korrektseid valge hallitusjuustuviilusid, nagu te tegelikult saate sellega. Kusjuures traat ei jää juustuga kokku. Võtame kitsejuustu, paneme vahele, lükkame läbi. Veel mugavam kui valge hallitusjuust. Lihtsalt kitsejuustu puhul sobivad siis need viilud võib-olla mitte niivõrd niisama snäkiks, kui siis ütleme salatite sisse, eks ju, et muidu teda ju rebitakse, siis saab teda teha sellisel moel. Siis me tahame proovida täna, esimest korda proovin, vaatame, kas välja tuleb sinihallitusjuust, mis ta sellega teeb?
paneme sinijälitusjuustu vahele, lükkame läbi ilusad sinijälitusviilujuustud. Samamoodi juustunoaga täiesti jääb nuustunoa külge kõik kinni. Munalõikur samamoodi jällegi täiesti praktiliselt puhas. Läheme magusate asjade juurde. Magusad asjad tahate teha puuviljasalatit. Võtate kiivi, panete vahele, lükkate läbi. Ilusad filigraansed viilud, ühesugused kõik kiivist. Nii. Tahate puuviljasalati sisse panna banaani, sobib siia vahele ka banaan. Banaanist viile teha, mitte eriti mugav muidu, samamoodi kõik täiesti ühe paksused. Ja viimane, eelviimane, aga üks eelviimane, mida ma näitan talle 2 erinevat varianti. Maasikas. Üks variant on siis see, et ma lasen maasikasid läbi ja ma saan siis väga ilusad ja kaunid maasikaviilud siis näiteks kuhugi kookide peale või siis tõesti ka sellesse puuviljasalatisse. Teine variant on võtta kannel siit seest, keerata ringi ja lasta nüüd see maasikas siit läbi. Võtta selline ilus sabaga maasikas. Saba läheb põhja. Maasikast lükkan nii palju kui saab, sest et meil on nüüd tera teistpidi. Tõmban ta siit läbi ja mis me saime? Keerame lahti ja saame selliseid ilusaid roose teha maasikatest, sest saba on kinni. Seega on võimalik ka näiteks niimoodi neid maasikaid siis kaunistada. Keerame teistpidi tagasi, muidu vaatame, et miks ta välja ei tule, sest õige on ikkagi nii, et ta oleks kruvid teie poole. Ja minu üks eilne eriline lemmik tegelikult, mis on, et kui tahate magustoitude peale selle kirjukoera sisse tükeldada marmelaadi, siis marmelaad vahele, läbi ja ilusad läbipaistvad marmelaadiviilud on olemas. Nii et tegelikult siis tuli kokku meil üks selline väga uhke ja ilus valik. Kõikidest nendest asjadest, mida veel lisaks munale on siis võimalik nii